Uuel aastal on kombeks anda uusaasta lubadusi, näiteks olla tervislikum, loobuda suitsetamisest, olla füüsiliselt paremas vormis ja muud seesugust. Kuidas apteek siinkohal abiks saab olla? Apteegis on saadaval mitmeid erinevaid tervisetooteid, mis aitavad uusaasta lubaduse täideviimise lihtsamaks teha. Näiteks suitsetamisest loobumine, et selle puhul on apteegis olemas erinevaid nikotiini sisaldavaid plaastreid, nätse, losenge, suuõõnespreid. Et plaastrite puhul on siis hästi oluline, et need vabastavad kogu päeva jooksul nikotiini ja aitavad ära hoida siis selle, mis suitsetamise ajal on nikotiini kiire tõusu ja languse. Hästi oluline on valida õige tugevusega plaaster. Selle puhul on siis vaja teada, et kui kangeid sigarette on suitsetatud, mitu pakki või mitu sigaretti päevas. Et kui valida kas siis liiga kange, et siis tekivad ebameeldivad sümptomid nagu kätevärinad, südame pekslemine, et sellisel juhul tuleb kindlasti see plaaster eemaldada kehalt. Aga kui valida jälle vastupidi liiga nõrgad, siis ei ole piisavat toimet. Et plaastreid tuleks tarvitada vähemalt 3 nädalat ja seejärel minna üle lahjema annusega plaastrile ja sinna kõrvale siis kombineerida losenge või nätse või spreid just nende hetkedel, kui on tunne, et tahteivust ainult ei piisa. Teine põhiline uusaasta lubadus, mida inimesed annavad, on hakata siis rohkem sporti tegema, kaotada kaalu, saada parem füüsiline vorm. Ka selle puhul on siis tervisetooteid, mis aitaksid kogu protsessile kaasa. Loomulikult ilma füüsilise aktiivsuseta ei ole võimalik antud lubadus siis saavutada, kuid mitmed tooted aitavad siis kogu kehas rasva põletada, vähendada söögiisu, kergendada siis seedimist ja ka kiirendada kogu ainevahetuse protsessi. Erinevaid tooteid apteegis on tegelikult väga palju ja inimene peakski enda jaoks selgeks tegema, milline on tema peamine murekoht. Kas ongi suurenenud söögiisu või pigem süüakse ebatervislikult, et maksa funktsioon kogu kaalu langetuse juures on väga oluline, kuid kui inimese toitumine on väga alustuseks ebatervislik, liiga rasvalikka toidu tarbimine, et siis maks ise ei saa ennast puhastada ja kogu organismi tegevus ka aeglustub. Et alustuseks tulekski oma toitumine üle vaadata ja siis lisaks kasutada näiteks siis makse puhastavaid tooteid, mis aitavad kaasa siis ainevahetuse kiirenemisele ja organismi puhastamisele. Kuna ka erinevaid siis toidulisandeid, mis on seotud kehakaaluga, on apteegis väga palju, siis tasub alati apteekrilt nõu küsida. Apteeker aitab valida sobiva toote.